Saku Sporting saab võimaluse selle palli mängu panna ja siit läheb superkarikas 2026 lahti. Saku Sporting siis sinistes vormides ja Flora nagu ikka rohelistes. No tõesti oli üles antud 8. Grete Kross on ka natukene siin ka oli ääreründaja ja seal saab palju tegutseda, kui siin Flora võidab juba ülesehitusel palli ja Eismann peab esimese tõrje tegema siit. Natuke selline umbropsu, sest et olukord oli tihe, aga suudab see Saku seal palli säilitada. Out. Otsib kasti taha söötu, Hansar lööb ja Vihmanile sinna värava keskele tundunud. Nii et praegu see paanika hajunud, aga kahel Flora kaitsva suunitusega mängelgi kaart all. Noh, siin võib-olla peatreenerid või treenerid peavad juba mõttetööd tegema, kui siin Saku ei saa löögile, aga väga hea terav pall tuleb värava esisele ja peab seda palli nüüd vastase karistusalasse välja ja Tammeveski vahel. Ja uuesti kiiresti pikem palli ettepoole, Treibergi suunas, nüüd on võimalus minna ja Treiberg läheb 1-1 Viktoria Vihmaniga. Treiberg läheb ja lööb ja pall on võrgus 35. minutil ja Saku Sporting läheb seda mängu juhtima. Suurepärane palli võitmine Lisette Tammeveski poolt, pikem pall ette ja Treiberg väga enesekindlalt. Ja näeme siin ka publik ikkagi plaksutab, nii et pigem teeb see mängijatele siin või fännidele siin rõõmu. No kindlasti Flora fännid on kurvad, aga ma arvan, nii mõnigi on siin see, kes ootab huviga, millal see Flora tõeline ülemvõim kukutatakse. Aga no midagi ei ole veel ära tehtud. 10 minutit selle poole lõpuni ja siis 45 veel otsa ja noh, see on ikkagi maa ja ilm seisu. Aga suutis minna vahejaks 2-1 peale ja mäletan peale seda mängu siis asjaoluliselt rääkisid, et Sakule on see juhtimine ikkagi väga ootamatu tunne. Flora nüüd tuleb päris hästi keskväljalt läbi. Tuleb nüüd Laidmetsa äärde pall ka ja kõva tagasi jooks nüüd Sakult ja Floral siis ründes sai jooks, aga jällegi Tammeveski on seal. Laidmets suudab palli säilitada, lööb ja lööb latti selle palli siin 41. minutil. Tõsi, nemad juhivad. Et selline jah, emotsioonide virvar. Mirjam nüüd kastis, nüüd tuleb löög ja jällegi keskele. Tega Treibergil ka pole lihtne seal pead seal võitlema mingis mõttes, aga samas olema stardivalmis igale poole jooksma taaskord. Siit aga Tammeveski Treiberg taas. See duo, kes on ühe värava tuunud, kas siit midagi veel? Tammeveski läheb väravale löögile. Emma Treiberg minemas mööda paremat äärt Tulluse vastu. Ja Treiberg minemas sai vabaks ka Tullusest. Nüüd Treibergil hea võimalus teravalt palli panna ja Vihman on esimeses pastis jaol. No päris värava peale läheb see pall ja keeruline. Eismannil on korraks keeruline, aga pall jääb korraks lahtseks ja sealt on juba Treiberg kohal. Ehk siis see, mis me siit edasi vaatame ja kuulame, on formaalsus. Kas siit Laidmets saabki punase lausa siia lõppu? Siin tundub, et kas selle eest, et ta siin tujutses natukene. Ja no see lõpp on ikkagi siin Florale valus. Flora on siin täna lati alt täielikult läbi läinud. Põlluvee paneb veel palli mängu. Ja kõik! Saku Sporting on superkarika võitnud. On kukutanud Flora vähemalt selle sarja konkurentsis. Ja see on siiras rõõm siin. Emma Treiberg lõi selle ainsa värava ära ja sellest täna siin piisas. Karl-Sander Eenso 0-1 kaotus täna, miks nii? Keeruline öelda, ei saanud oma mängu üldse käima. Et esimesel poolel viimased 5 minutit oli okei pilt, aga lõpuks nagu sellest ei piisa. Et nagu ma ütlesin, Saku on, ma arvan, see aasta tugevam kui eelmine aasta. Ma tegelikult usun, et me oleme vähemalt sama tugevad kui eelmine aasta. Et keeruline öelda, meil on palju noori,
kes võib-olla siis ei ole sellistes mängudes enne mänginud, karikas on mängus, mingi närv võib-olla oli seal sees, aga jah, lõpuks Saku oli tubli ja meie peame siin tööd edasi tegema. Kas kuidagi see, et oma mängu käima ei saanud, on see kuidagi sellel hooajalisel perioodil ka olnud, on seda veel juhtunud või see oli kuidagi täna täitsa esmakordne kogemus kuidagi? Ütleme, me oleme keskendunud rohkem kaitsetegevuse asjadele, ehk siis pressingule, see intensiivsus, me oleme üritanud seda hoida fookuses ja võib-olla tänu sellele siis ka meie palliga mäng on muutunud natukene selliseks rapsimiseks, ehk siis kuna me üritame kiirelt pressida intensiivselt, siis ka see palliga mäng võib vahepeal minna liiga rapsimiseks ja sellist kontrolli meil ei ole mängus. Merili Toom, värskelt ka superkarika võitja koos Saku Sportinguga, mis tunne on? Suurepärane, esimene superkarikas, nii et tõesti väga äge tunne on. On see kuidagi teistmoodi tunne ka, kui mängijana olla osa neist tiimidest, kes seal võidab ja oled seal ise ka ju võitnud, seal vist 2010 äkki oli ka esimene, kus sa seal mängisid ja tegid, et mäletad sa neid emotsioone, on need võrreldavad? Pigem ei ole. Kuidagi, ma ei tea, kuidagi rohkem on rõõmu tiimi üle, just kui treenerina, siis et kui mängijana, siis kuidagi oli selline hea meel nagu, ma ei tea, teistsugune tunne on küll, jah. No mis selle võidu täna ära tõi? Ilmselgelt see üks värav, aga mis veel tegi teist parema naiskonna siin väljakul? Ütleme nii, et see mäng oli kohati meie käes, kohati Flora käes, lõpus oli meil ikka väga raske. Ma arvan, et me lihtsalt püsisime enda plaanist kinni ja võitlesime lihtsalt hambad ristis lõpuni, et lõpus olime ikkagi päris korraliku tormtule all, et tahte pealt ilmselt see lõpus ärahoidmine oli. No mis su sees toimus, kui tõesti Floral neid momente tuli, nad surusid päris hästi, et mis arvad, mis su see pulss oli ja ma ei tea, kui palju roppusi pähe nagu tuli? Mul ei ole kella käe peal, nii et ma ei tea, mis mu pulss oli. Roppusi, ei, mul ei tulnud neid pähe, aga eks selles mõttes ärev ikka, või nagu põnev selles mõttes, et põnev mäng oli, väga põnev. No ja see annab, ma arvan, algavaks naiste meistriga hooajaks ka päris mõnusa stardipaugu, et teiega tuleb ikka täiesti arvestada. Ma arvan küll, et meiega tasub arvestada, et me vaikselt sõuame, ajame oma asja ja siis väljakul näitame, mis me teha suudame ja oskame. Kas Flora kuidagi üllatas ka? No me teame, nende koosseis on päris palju muutunud, eks see mänguplaani paika loksutamine või mängijate kokkumängu paika loksutamine kindlasti võtab aega, et kuidas see Flora täna tundus? Natuke on oma mänguplaani muutnud, et varasemalt nad justkui tahtsid hästi palju äärte pealt rünnata, neil olid väga kiired ründajad. Nüüd neil on keskväljal väga palju tehnilisi mängijaid, et pigem sealt keskväljalt üritavad alguses minema saada, et otseselt ei üllatanud millegagi. Paari mängu nad on juba mänginud, vaatasime need videod üle, et me enam-vähem teadsime, kuidas nad mängivad. Aga jah, kindlasti Flora alles kogub hoogu ka, et siit mingid põhjapanevaid järeldusi kindlasti ei saa teha. Emma Treiberg, tänase superkarika võitja, ainsa värava lööja. No mis tunne on olla nii kõva tegija? Väga hea tunne on, aga ma arvan, et tegelikult veel parem tunne on see, et ma ei tea, ma kuidagi nagu nautisin mängu ja ma tundsin, et teised minu ümber ka ja me koos pingutasime ja tõesti nagu, ma ei tea, mängisime, eks ikka mingid olukorrad läksid täitsa pekki, aga kuidagi, et kõik koos pingutasime ja võitsime ja see on nagu isegi parem tunne kui see värava löömine. No see värav tegelikult päris raske moment teinekord, suhteliselt pikalt said joosta niimoodi, et sa näed, et sul on ees
värav ja väravavaht, ehk siis sa saad lüüa põhimõtteliselt kuhu iganes sa tahad. Mis sul neil hetkedel peas toimus? Mul on vahel väga raske otsust vastu võtta, kui mul on liiga palju valikuid ja ma olin pidevalt kahe vahel, kas ma vajutan või suunan ja siis ma lõpuks ikka vajutasin ja läks hästi. No terve mäng rapiti sind korralikult, kogusid siin vigu, seda ka mingis mõttes nautisid, et said aru, et järelikult vastasel on sinuga raske? Jah, ma arvan, et see tegelikult annab mulle nagu julgust ja jõudu, sellepärast et see näitab seda, et oli vaja mind maha võtta ja mõnes mõttes nagu annab tiimile ka sellist julgust ja jõudu edasi, et saab korraks aja maha võtta ja enda liinid paika seada. No täna, Mart, mõnus mängida ka nii, et sul oli hulk vist isiklikke fänne ka siin, et ma arvan, siin need plakatid ka, näha on, et siin nii-öelda hinnatakse kõrgelt. Jaa, väga need on minu õpilased. Nii et hästi kasvatatud õpilased. No kas läheb mingist tähistamiseks ka, kui nüüd koolipäev tuleb? Eks me peame vaatama ja riietusruumis analüüsima seda asja. No hooajaks see on nüüd ilmselgelt täpselt see, et kui Flora on kotis, siis mis neist teistest kotti panna ja meistritiitlile? Me lähme igat mängu võitma, aga ma arvan, et tuleb väga-väga huvitav hooaeg, sellepärast et nii Paide on uus, nii Floral on väga palju uusi mängijaid ja ka meil on uusi mängijaid ja ma arvan, et nagu päriselt tuleb nagu huvitav hooaeg, sest pole nagu sellist ainuliidrit hetkel minu arvamusel, nii et tuleb tore.